Lioness esitleb, Selver toetab. Heatoidufestival Grillfest. Suurt toidupidu Grillfest korraldati esimest korda 1999. aastal Haapsalus Paralepa rannas. Sellest ajast alates on Eesti rahvas grillinud palju maitsvat. Iga aasta juunikuus saadakse Pärnus suurel ja kaunil Vallikääruaasal kokku, et üheskoos häid maitseid ja suurepärast kultuuriprogrammi nautida. Sadagu siis või pussnuge. Vaadake, kui ilus ilm on väljas. Tuul puhub ja vihma sajab ja, aga tavaliselt inimesed ei ole kunagi millegiga rahul. Kui on palav, siis oleks parem, kui oleks külm. Ja kui on külm, siis oleks parem, kui oleks palav. Kui sajab vihma, siis oleks parem, kui ei sajaks. Et kogu aeg on inimestel probleem. Aga meie ei pea sellest välja tegema. Aga nüüd peame siis jääme palvesse. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Õnnistagu meid kõige väelin Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Tere, tervitan kõiki ja arvestage, et vihm, see on ainult vesi. Et selles suhtes, et sellest tuleb üle olla ja teiselt poolt arvestage, et põllumehed on ju väga rahul. Aga põllumeeste toodang on ju see, mida me siin väärindame. Et selles suhtes, et suures kuivusest ma loodan on Eesti üle saanud. See tähendab seda, et järgmisel grillfestil on seda rammusamad loomad. Et ilusat päeva kõigile. Edu! Erki, ole hea, näita mulle, mis sul siin kotis on, mida siit laada alalt sel aastal erilist leida võib? Ma olen igasugust kraami siit ostnud, näiteks see Paadi talu angersega marineeritud konservi, siis õunamahla Hiie talu 3-liitrises pakis ja siis on treppu ja sahvri, niisugused moosid ja krehtised, niisugused kastmed on. Sa oled siuke vürtsika armastaja ka või? Jah, mulle meeldib küll ja ma arvan, et seda liha kõrval need kastmed sobivad hästi. Ja siis, mis huvitav asja, ma leidsin üks Eesti juustutootja. Oi, kui ilusti pakid. Jah, niisugune ilus punane juust, ma maitsin, see jube maitse oli seal. Ja siis on selliseid krõpsusi, nagu ikka õlle kõrval, eks ole. Sul ikka õlle kõrvale ka ikka natuke siukest head paremat. Grillimise kõrval ju käib õlu ja siuke väike snäks ka. Ja tegelikult ju laada alal on päris palju neid ka degustatsiooni võimalusi. Ma arvan, et peaaegu kõik annavad proovida ja maista. Et põrsast kotis ei pea ostma? Kindlasti mitte. Aga põrsast saab ka osta. Siin laada alas on üks Läti toitust, tähendab, ta on nagu õlletehas ja ta toitustab ka ja nemad teevad põrsast vardas. Ja nad veel, see vardas ei ole neil, nad lubasid nüüd õhta poole selle põrsa vardasse ajada, et kes tulevad nüüd peale kuud, siis peaks juba seda põrsas vardast saama. Millega ta siin tegelete? Kas teil on uus hobi või uus amet? See on, ma olen sellega tegelenud viimased 51 aastat nagu peki praadimisega. Peki praadimine on mul midagi uut. Ja minu arust on see natukene unustatud asi, et see on soolaliha ja soolaliha praadimine, et kõikide hästi viguriliste marinaadide kõrval on lihtne asi vahel ära unustatud.
Ja siis... Selge, arusaadav, aga mis hinnaga müüte ja kuidas tulu jagate? Siin on nii palju teid siia telgi alla kogunenud, isegi väike Tanel Talve on tulnud siia maiustana. Ütleme nii, et talvel külastasime Pärnu toidupanka ja toidupankadel on ikka need täiesti tüüpilised probleemid, et kui isegi selline toiduainete saamiseks, on see skeem toimib, aga on terve rida ka selliseid administratiivseid kulusid, mis tuleb katta kas või. Ja selge, ega seda nagu vahendid napib ja siis me vaatasime, et kuna Pärnus on toidufestival ka ja me oleme kõik siin aastaid andnud selle toidufestivaliga seotud inimesed, minul juba varsti juba mingi 17. aasta. Et siis me vaatasime, oleks ju hea võimalus ka siin koguda siis toidupangale annetusi, ehk siis praeme siis täiesti traditsioonilist Võru maakonnas, Võru vallast Navi külast pärit seapekki. Müüme seda siis 1 euro portsi ja siis raha või see tulu läheb siis Pärnusse toidupangane, nii et meil on siin nagu ütleme, et hea traditsiooni üleval hoidmine ja toidupanga toetamine, 2 ilusat asja on, pluss veel hea seltskond ja suurepärane põllumehe ilm. Jumal seda vihma on oodanud kõik. Ja kus on üks poliitik, seal ei ole kaugel ka teine. Ja nii et Tanel, mida sina siin teed? Mina praegu keeran pekil teist külge. Kui kõht on tühi, siis tuleb leida lihtsalt lahendus, et kus kõht täis süüa, jah? Ei, asi pole mitte minu kõhu täiuses või tühjuses, vaid tegelikult on meil Eestis väga palju inimesi, kellel on see kõht paratamatult tühjem. Ja Tanel on väga hea jutuga ja ega rohkem ei hakkagi segama teda, lasta siis praegu pekki edasi. Head isu teile, mehed, ja head äriõnne! Ja Pärnu ongi ju traditsiooniline Eesti peki praadimise pealinn, et selles suhtes, et ikkagi kui suvi on käes, siis inimesed kipuvad Pärnu rannaliivale siis selline asendis päikest püüdma. Selle idamaise muusikasaatel on mul hea meel teile teatada, et nüüdsest saab Grillfestil ka sellist vürtsikat ja sooja kuuma suppi, mis ka jahedama ilmaga südame soojaks teeb. Tere! Ole kena, räägi Eesti grill ja tai maitsed, mis asi neid seob? Neid seob päris palju ja tegelikult siin on ka marinaadides ja igasugustes toitudes on väga palju tai maitseid juba Eesti köögis täiesti igapäevased. Mida millega kombineerida, kui me räägime Eesti grilllihadest, grillvorstidest? Näiteks kana, mis on väga paljude inimeste lemmik. Suvel kerge toit sobib marineerida kookospiimaga. Näiteks väga paljude lihadega sobib kokku Austri kaste marineerimiseks, ei ole üldse palju aega vaja. Ta on selline soolakas, maitsekas, eriti tummine maitse, et võib proovida nii kana, nii veiselihaga ja üldse ei pea kaua aega marinaadis olema. Magus tšillikast on selline eestlaste jaoks kõige populaarsem tai köögist omaks võetud toode, mis sobib põhimõtteliselt nagu tai ketšup, et sobib nii liha kõrvale, salati kastmesse, marineerimiseks, voki sisse. Tal on nii palju erinevaid kasutusvõimalusi ja ta ei ole ülivürtsikas ja ta ei ole ka liiga magus. Kust minusugune tavaline Eesti inimene leiab neid retsepte ja neid ideid, et kuidas siis mida millega kombineerida ja kuidas neid kasutada? Loomulikult Tai Choice on väga hästi leitav kõigist suurematest poodidest, et kõigist kettidest on pisut erinev valik, aga me oleme väga hästi leitavad maailma köögisektsioonis. Facebookist Tai Choice Eesti. Mina väikse armsa tšillisõbrana võin öelda ka omalt poolt hea retsepti, näiteks kes armastab teha kananagitsaid kodus ise kanafileest, siis mina näiteks muna asemel kasutangi sedasama magus tšillikastet. Tõmban aga kanafilee sealt läbi ja alles siis riiv saia sisse ja mõjub täpselt samamoodi ja maitse on eriti huvitav, nii et head katsetamist. Teena, ei peida su jälgi, teena, käib kõikjal su järgi, teena, ei varja su saatus, teena, ei grammigi lootus. Kõikidele neile, kellele meeldivad kvaliteetsed joogid, on mul väga suurepärane uudis. Nimelt on nüüd võimalik Grillfestil nautida neid kvaliteetseid jooke ka klaasist, joogiklaasist. No räägi, kuidas see nüüd võimalik on? Plastiktopsist ei ole nii hästi tunda häid aroome erinevatel jookidel ja samas ka maitse läheb ju aina paremaks. Seda küll, aga põhimure on ju selles, et Grillfesti ala on niivõrd suur ja lai, kui ma nüüd selle klaasi siit kaasa võtan, siis kas teil kahju ei ole, nagu teil on ju nii palju kliente ja igaüks võtab klaasi kaasa, kuidas te omadega plussi jääte, et hind on ju täitsa mõistlik teil siin veinipokaalil? Me ei jäta
Jäski lõpuks neid laokile, siis me oleme ikkagi mõeldnud välja ka väikese panditasu, ehk kui klient tagastab klaasi, siis ta saab selle raha pärast tagasi. Nagu öeldakse, et head ja kvaliteetsed asja tuleb nautida ilusast klaasist. Head isu! Aitäh! Sa tead, ees on ootamas pöörane sõit ja sa tead, ei seal teel enam peatuda või kui veel mängid kaarte võid saatusega, oled mees, see on sinu enese DNA. Eestlane on grillirahvas ja seda näitavad väga veenvalt ka Selveri kaupluste müüginumbrid grilltoodete osas. Üha enam tarbitakse kõrge lihasisaldusega toorvorste, grillribi ning kana- ja sealiha šašlõkke. Kõik eelmainitud saab loomulikult osta Selveri kauplustest üle kogu Eesti. No kus kandis teie elate? Mina elan Peetris, Jüris. Selveri kauplust külastate? Kogu aeg. Ja mul on Jüris on niisugune kauplus, kus ei ole alati kõike saada, et ma sõidan ikka Selverist läbi, see jääb tee peale. Mida te sealt kõige rohkem ostate suve ajal? Peetri Selveris on lihalett on hea. See on üks põhjus ka, mis ma seal käin. Nad lõikavad hästi, seal on head tükid on valmis ja saab kohe võtta ja panna ise, mulle meeldib ise marinaade teha, et selles mõttes. Ma vahest viin tööle näiteks valmis roogasi Selveri netist. Kulinaaria toodete fänsi? Ja perukaid, valmis pooltooteid, sealt saame kiiresti lõuna tehtud töö juures. Kui sageli sina Selverit külastad? Mina külastan Selverit üsna tihti. Päris mitte iga päev, aga no ütleme 4-5 korda nädalas ikka. Mulle väga meeldib Selveri kulinaaria, eriti maksapasteet. No parimat ei ole olemas. Ja poes kasutad seda piiksutamise võimalust või seisad kassajärjekorras? Mina seisan ikkagi kassajärjekorras ja väga lihtsal põhjusel. Mulle kohutavalt meeldib Selveri kassaprouade teenindus. Ja Pärnu suure Selveris on ju olemas selline vahva proua, keda meie oma Pärnu rahvas valis parimaks teenindajaks Pärnus. Nii et no kuida ma lähen sinna piiksutama, kui mul on selline proua kassas olemas. Super teenindus, väga meeldib. Nii ja järgmiseks on meil tulemas Estabilt Tartus. Inimene olgu terve ja kaunis igas vanuses ning tark toitumine on selleks oluline. See oli Kaunite Bikini Fitness sportlaste ja võistluse korraldaja Saare ühine sõnum Grillfesti publikule. E-piima laval toimunud sportlik konkurss pakkus nii silmailu kui teadmisi tervisliku toitumise kohta. Ja nüüd te ei kujuta ettegi, kuhu me lähme, aga tulge järgi. Tere! Tere! Olge kenad, naise, me nägime teid just laval. Palun öelge, mida teie siin Grillfestil süüa saate? Kõike. Liha, kala, kana, kõike. Kõike. Mida sina täna sõid? Ikka grillliha, kana. Esta? Mina armastan üldse väga süüa jäätist, liha, kohupiima, piimatooteid, kõike muna. See kõlab nii ideaalselt, aga nüüd kaamera vaata mind, on ju. Mina söön ka kõike seda, mida nemad söövad. Mina ei ole antud hetkel bikiinides, selleks on oma põhjus. Kas te tõesti tahate väita, et te saate 24 tundi, 12 kuud aastas süüa kõike, mida te tahate? No päris kõike ei saa siis süüa, kui on võistluste aeg. Et siis tuleb ikka kava järgi süüa. No aga mis see siis tähendab? Nagu, kas sa piirad või sa siis jätad üldse toiduained ära? No piiran pigem. Et no mitte liialdada magusaga. Sinu lemmik grilltoiduaine? Kana. Sardell. Kuidas? Sardell. Seaseljafilee mingis väga heas marinaadis. Kanafilee. Mulle meeldib ka sealiha. Mulle meeldivad searibid. Uskumatu, miks mina kogu aeg jogurtit söön, no? Ja esikoha auhind ja võitja on meil ja kõik, kes tahavad hetkel kaameratega filmida. Lioness esitleb, Selver toetab. Heatoidufestival Grillfest.
Eesti Grilliliidu aasta auhinnad. Eesti Grilligala. Igal aastal annab E-piima laval toimuval pidulikul Eesti Grilligalal Nielsen Eesti auhinnad läinud aasta edukaimatele müügitoodetele ja Eesti Grilliliit pärjab kohtunike maitsehinnangul parimad grillitooted. Lisaks saavad eripreemiad ka aasta aktiivseimad grillikohtunikud, aasta grilliedendaja ja Eesti grillikultuuri arendaja. Palju õnne, Enn, sa oled üks väga tubli mees ja sa oled seda grillivärki nagu vägevalt vedanud. Et edu ja jaksu, et sellepärast ei olegi nagu elutööpreemia, aga see on see, et anna edasi. Ole mu juures, kui on halb, võta mu käest ja lausu head. Hästi ma tunda ennast saad, vaid sinu juures. Ole mu kõrval jäägin nii, unustan kõik, mis haiget teeb. Võta mu hingest vaiklebi, jää ise siia. Reola gaasist on saanud nüüd Alexela Energia. Kas teil on peale nime ka midagi tootevalikus muutunud? Meil on nüüd pakkuda, meil on kõik komplekte. Pakkuda maagaasi saame pakkuda, elektrit, baloonigaasi ja mahutigaasi. Mis on gaasigrilli eelis söögrilli ees? Eelis on see, et gaasigrill hästi kiiresti kuumeneb, reguleerida saad teda ja kolmas on niimoodi, et see gaas annab niiskust, lihale head niiskust, et kuivata liha ka ära. Ma tean, et teil on siin 5-kilone balloon, millest kõik siin festivalil juba räägivad. Et palun näidake, milline see välja näeb ja kuidas seda siis kasutada saab? See on uus asi, balloon on läbipaistav, inimesel on mugavam, ta näeb palju seda gaasi on seal sees. Kerge, näiteks metallballooniga ta on poole kergem, kui metallballoon on 8 kilo, see on 4 kilo. See on 4 kilo ja gaasi läheb samat moodi 5 kilo, need see on 9 kilo ballooniku võrreldes metalliga, metall on 13 kilo. Alexela Energia on alati täis üllatusi. Võta mu hingest vaiklebi, jää ise siia, jää siia, jää siia. Bauhofi grillikool. Kellele see mõeldud on? Bauhofi grillikool on mõeldud kõigile, suurtele, väikestele. Väikesed grillisõbrad saavad ise oma kätega katsetada näiteks kartulite küpsetamist lahtisel lõkkel, seda ise hiljem ka proovida. Ja suurtele siis natuke raskemad proovikivid, et liha, kala, et grilliliidu meistrid annavad siis nõu, et mida silmas pidada erinevate toitude valmistamisel. Miks Bauhof sellist asja grillfesti külastajatele pakub? Sest eestlaste jaoks on grillimine ikka suvel tähtis asi ja Bauhofis on samuti grillid müügis olemas. Tahame lihtsalt selgitada ja lihtsaks teha, millist grilli siis valida, sest väga sageli tullakse küsitakse, et millist grilli ma valima pean, et seda saab siis siin grillikoolis nüüd täpsemad vastused juba profide käest. Mis me saab, kuhu edasi, aivan antud ja võetud me käes. Millist teed käib, kuhu jala viib, aastal 2020 näeb. Rakvere lihakombinaat on osalenud kõikidel grillfestidel ja see tähendab 17 aastat järjest. Ja te olete võitnud siin väga palju, väga erinevaid auhindu. Milline on selle aasta saak? Selle aasta saak oli samuti väga muljetavaldav ja me oleme hästi rõõmsad 3 auhinna üle. Rakvere grillribi tunnistati siis Nielseni müügiandmete põhjal Eesti enim müüdud grillribiks. Lisaks sellele siis Grilliliidu maitsetestide tulemusel Rakvere mustikamarinaadis ribi on siis võidutoode. Ja kolmas võidutoode oli siis grillvorstide kategooriast peekoni grillvorst. Sai siis samuti Grilliliidu professionaalse žürii tunnustuse. Et eelmisel aastal oli Rakvere grillivõistluse üllatusvooru tooraineks seatiivad. Millega sel aastal üllatasite? Sel aastal üllatusvoorus on selline huvitav tooraine nagu seapõsk.
õigemini tegemist on siis sea mälumislihastega, on nagu selline professionaalne väljendus. No see oli kindlasti üks väga suur üllatus kõigile. Ma usun küll ja tegelikult tegemist on jällegi sellise ütleme nii siis ninast sabani toidufilosoofia järgi siis sellise kogu sea ärakasutamisega, et seapõsest on siis välja lõigatud mälumislihased, mis on tegelikult puhas tailiha, et ei sisalda ei pekiosa ega kamarat. Kõike seda jätta, nüüd ma ei suuda. Ma tean, et sa ootad, kui ma ei julgen loota kunagi, et seisab taas tagasi su ees. Ma kaotan ja võidan, mu vaim on valmis pandud kõigele, kui sõidan taas tagasi teel. Mida teeb kaupmees siin Grillfestil? Hetkel me siis promome siin meie Pilos Halloumi grilljuuste, Pepadoro paprikaid ja samuti ka erinevaid palsemikreeme ja samuti me võistleme, et kaupmeel on oma võistlustiim meeles, siiani on meil päris hästi läinud, et on tulnud 3 esikohta, eelmine aasta olime teised, vaatame nüüd, mis see aasta tuleb, et lootused on kõrged. Kaupmehed olete te kõvad, grillijad olete te kõvad, räägime natukene sellest juustust ka, sest mina olen juustuhoolik ja mina tahan teada, et mis selle hallumjuustuga siis kirjelda mulle natuke, kuhu see sobib, kes seda süüa võivad? Halloumi juustu puhul on kindlasti tegemist juustuga, mida ei tasuks toorelt süüa, et seda on alati vaja grillida. Soovitan kõigil proovida, see on üllatavalt hea. Või on see nii lihtne, et iga laps saab hakkama? Iga inimene saab hakkama, see on sama raske kui muna praadimine. Kui ma grillin liha, siis ma grillin ka seda sama juustu. Ja toorvorstikesed. Rääkige, mis teil uudist? Tallegil on selleks suveks uudistootena lettidele tulnud siis broileri lihast šašlõkivorst lambasooles. Ja selle toote puhul on tegemist siis ainsa lambasooles toorvorstiga, mis on valmistatud broileri lihast. 70% liha ja maitses on tunda siis natukene äädikat ja sibulat, nii et selline traditsiooniline vorstikene. Kõlab väga maitsvalt, et tahaks kohe proovida, aga jätkuvalt on ka hitt-toode ju teie broileri filee jogurti tillikastmes. Tõsi, antud toode oli väga edukas ka kogu eelmise aasta müügikokkuvõttes Nielseni müügiandmete põhjal, siis enim müüdud marinaadis liha. Mille üle teil on hea meel, eks ju? Absoluutselt, väga hea meel. Ja eestlane siis endiselt armastab ikka kanaliha süüa, et teil seda muret ei ole, et pigem on nii, et jääb toodet puudu juba? Puudu kindlasti ei jää, aga tõsi ta on, et eestimaalased armastavad kanaliha järjest rohkem ja seda näeme ka tegelikult Statistikaameti andmetest igal aastal kanaliha järjest siis süüakse rohkem. Aga suur tänu ja loodame siis, et järgmisel aastal üllatate meid taas uute toodetega. Ja aitäh, kindlasti üllatame. Ainult meile veel, täna kuulub see, mulla välja Tegelikult on päris tore siin värvida neid pilte. Ma tegin omale rohelise lehma. Sa oled väga andekas. Tõesti, hoolimata sellest, et väljas tegelikult praegu vihma sajab ja on päris külm tuul, siis siin piimatelgis on küll väga mõnus soe olla, ja lastel jätkub siin Grillfestil vist kogu aeg tegevust. Ja siin on väga mõnus olla, et siin on isegi soe ja siin saab piima juua ja siin tehakse röstileiba ja võit tehakse. Siin on nii palju võit praegult valmistatud, et terve Eesti ei ole nii palju võit söönud. Aga beebiruumis näiteks on ka võimalus olla ja saavad ka väikelastega emad minna ikkagi teha neid tavapäraseid toiminguid ilma, et vihm neil kraesse voolab.
Minu meelest need lapsevanemad põevad palju rohkem selle ilma pärast kui lapsed ise. Siin on nii palju sellist tegevust sellegi poolest, et nende jaoks ei ole nagu halba ilma, on halvad riided. Tegelikult ütlen nii, et sõltumata ilmast on grillfestil lastealal alati midagi teha. Ja mesikäppal on alati käpad tööd täis. No seda lähme kohe vaatame. Lähme vaatama. Mälestusi täis on atmosfäär, vaatad häid kui halbu ma ei näe, et neid hooli, neist ei hooli. Ma hetki, mida võime korrata ja kordi, millest mööda tormata, et ei hooli. Tere, mesikäpp! Tere! No? Oi, tere! Oi, tere, tere! Kaameramenehed on siin, nüüd me saame kuulsaks, apikene. No käivad jutud, et sa oled sel aastal lastele õpetanud siin uusi laulusõnu, uusi hüüdsõnu. Nii, kas sa oskad demonstreerida või demonstreerid sa meile siis, millega sa oled hakkama saanud? Ja ma kohe demonstreerin, meil on üks selline lause, et mina ütlen natukene ette ja siis lapsed jätkavad. Oota, ma küsin korra. Õppisite ära, jah? Jaa, õppisime ära ja juba eile. Nii, lapsed, kas te olete valmis? Ma ei kuulnud, kas olete valmis? Nii, aga proovime, kui sassi läheb, siis teeme uuesti, eks ju? Võta see mikrofon kohe oma kätte ja... Nii, ja mina ütlen nüüd. Üki, kaki, kommi, nammi. Nüüd on aeg süüa kommi. Kuulge, me ju leppisime kokku, et 10 korda kõvemini. Üki, kaki, kommi, nammi. Nüüd on aeg süüa kommi. Oota, kuule, kohe ma toon kommid ka, kus kommid on? Too kohe kommid ka. Aitäh sulle, mesikäpp. Mis sul viga? Sul täitsa oma mesikäpp olemas, jah? Kas sina ei karda külma ilma või? Ei. Vihma sa ei karda ka? Ei. Sulle täitsa meeldib kohe, sa oled meelega siia vihmase räästa alla tulnud ja püüad neid vihmapiisku oma näoga? Jah. Vot, tubli inimene. Mul pole üldse täna külm. Aga kas sul on siis soojad riided seljas järelikult? Jaa. Ise tulid selle peale või ema aitas? Ema aitas. Ma panen siia laua peale, olete valmis? Ja kõik panevad käed sisse, aga rabama ei hakka. Palun! Ei keegi ei raba. Hästi raba. Mälestusi täis on atmosfäär. Lioness esitleb, Selver toetab. Heatoidufestival Grillfest. E-piimal on uus logo, palju õnne, tutvustage meile, näidake meile. Ja aitäh, tõesti. Sellest aastast oleme väljas uue pakendiga ja niinimetatud rebränditud või uuendatud logoga. See kujutab endiselt meie võilille, aga on nüüd moodsam võilill. Nagu rahvusvaheline võilill siis? Jaa, hästi öeldud, rahvusvaheline võilill vastab kõige kõrgematele tänapäeva disaini nõuetele, brändi nõuetele ja endiselt võilill on meie sümbol, aga see on nüüd uus moodne võilill graafilises kujus. No nagu näha, teie telk siin Grillfestil on ka jätkuvalt populaarne ja tõesti meeldiv võimalus mõista teie uusi maitseid, enne kui need poes siis minna edaspidi ostma. E-piim ja hea tegevus. Jaa, hea küsimus. E-piim pikaajaliselt toetab ERSOt, Eesti Rahvussümfooniaorkestrit, kellega meil juba mitmeaastane koostööleping ja see jätkub. E-piima üks teine valdkond, mida me toetame, on Eesti lapsed. Kuna me oleme ise Eesti firma, rahvusliku taustaga, siis toetame ka Eestimaal elavaid lapsi. Iga E-piima juustu pakendi pealt, ostetud pakendi pealt me annetame heategevusfondi 10 senti ja see aasta on see juba teist korda see kampaania. Ja nagu ma aru saan, siis iga eestlane, kes ostab E-piima tooteid, toetabki Eesti lapsi.
ja täpselt õige. Iga eestlane, kes ostab E-piima juustu, toetab Eesti lapsi läbi selle, et see raha läheb fondi ja sealt fondist jagatakse laste heategevuseks raha. Fantastiline. Nüüd ma tahaksin teada, kust ma näen uusi juusturetsepte, sest ma tean, et te teete väga palju koostööd ka Eesti toidublogijatega, kindlasti teil on palju ideid, kus te neid jagate? Ja toidublogijatega on töö viimased paar aastat väga tihe. E-piimal on uus koostöö ka Põhjaka restorani kokkadega ja uusi retsepte me jagame välja meie Facebooki kodulehel. Nii et palun vaadake, seal on põnevaid lahendusi, kuidas saab juustu järjest rohkem ja rohkem oma toidulaual ära kasutada. Nii et E-piim igasse kodusse. Kalapüük on grillfesti lause ees ja nii kohtuvad Vallikraavi ääres üleriigilisel kalapüügivõistlusel Kalake 10 harrastuspüüdjad. Võidab see, kes 3 tunni jooksul kõige rohkem kala saab. Lisaks Pärnu keskuse väärt kinkekaartidele paneb Apollo välja eriauhinna neile, kes suudavad püüda rohkem kui staarkalurite võistkond 30+. Tere jälle! No tere jälle, sina ka jälle siin. Kas eelmise aasta kaotus noorele neiule jäi niimoodi kripeldama? No ega ta kripeldab jah, et ei ole häbi otsa. Millega see aasta püüdma lähete? Mis sööt on? Ussiga ikka ussiga. Ja ootused, lootused on millised? No näed ise, ilm on kehv, eelmine aasta oli liiga palju päikest, see aasta on liiga vähe päikest. Et vabandused on olemas juba. No pane selline optimistlik või väike ennustus paika, et mis sa arvad, palju saaki tuleb sel aastal? No ma arvan kuskil 300-400 grammi vahel. Nii optimistlikult kohe? No loodame, aastaga oleme arenenud. No igal juhul pärast püüame raia kindlasti kinni ja vaatame siis, kas nutame või naerame koos. Selge, teeme nii. Sel aastal osales Kalakese võistlusel 24 õngitsejat, kellest edukaimaks osutus Heino Kõks tulemusega 5,352 kilogrammi. Edukaim naine ja noorpüüdja oli taas Birgit Salusoo. Auris Rätsep. No tere, Auris! Mis teed siin? No väike maiasmokk, ütleme niimoodi, aga praegu on piinlik lugu, et jäin vist vahele, jah? Mulle tundub niimoodi, aga miks just siit ostad? Kohti on palju ju. No ma olen erinevates kohtades proovinud nüüd 2 päeva jooksul võimalikult palju põnevaid roogasid toite ja mõtlesin, et proovin need maasikatega pannkoogid ära. Ja siin on üks väikene vigur ka tegelikult, miks ma siia tulin. Ma saan selle kaardiga näiteks siin ka koha peal makstes, saan tegelikult 2 korda raha tagasi. Ma mõtlesin, et see on lihtsalt selline luulu ja jutt, mida aetakse pähe, et inimene selle kaardi teeks, aga sa väidad siis, et see tõesti toimib või? Ma tegelikult saan kõigepealt cashbacki, nagu moodsas keeles öeldakse, saan raha tagasi, cash nagu sularaha, eks ole, ja siis ma kogun veel punkte ka ja nende punktide eest ma saan ka veel osta. Ja ma saan aru, et see aasta on viimane grillfest? Ei, absoluutselt ei ole viimane grillfest ja kui mul nutitelefoni oleks, siis mul on see äge grillfesti kaart, ilus sinimust valge, eks ole, cashbacki kaart, aga kuna mul on nutitelefoni mees, siis ma teen seda maksmist ja cashbacki toimetamist siin oma telefoniga. Ja mina saan raha tagasi, aga sina ei saa. Mina ei saa veel, jah, aga tundub, et ma pean hakkama mõtlema selle peale. Aga ma annan selle kaarti sulle. Oi, aitäh, Auris, suur tänu. Aga telefonist alla ja küta. Aga mul on veel häid mõtteid. Näiteks ma mõtlesin täna hommikul, kui ma see grillfestile tulin, et kui suur on tegelikult see korraldajate tiim. Mitu inimest sul on tiimis? Meid on 32 ja seda on tegelikult päris palju. Aga mitu päeva te kogu seda festivali siin üles panete, et ma eeldan, et see ei käi ju paari tunniga, on ju? 4-5 päeva jah, paneme üles ja 2 päeva võtame maha. Nii et tegelikult selline nädalane töö on see kõik kokkuvõttes, jah. Ja ma arvasin isegi tegelikult, et see tiim on sul suurem, et 32 inimest, siis ilmselt kõik on oma ala professionaalid, keda sa saad usaldada ja iga mees teab, mis ta teeb. No seda niikuinii, et kõik on oma ala professionaalid ja lisaks sellele, et nad professionaalid on, siis sellistes, nagu meid nüüd sel aastal on õnnistatud selle õudse ilmaga, siis sellistes ilmastikutingimustes peab see tiim olema ka rõõmus. Mitte ainult professionaalid, aga rõõmsad inimesed, nad ei virise keegi ja me tegelikult teeme koos nende kõikide osalejatega, kes meil siin grillfestil on, teeme ühe suure vägeva festivali ära, 100 või bussnuge, nagu sa isegi näed. Ja see on nüüd siis pannkook, mis on ostetud selle Lioness kaardi eest ja mille eest saab pool raha tagasi. Päris ma ise, Auris, su pannkook on valmis. Mõtlesin ampsu ka. Auris, kas nimi Sirje Potissepp ütleb sulle midagi?
Ja ütleb, kui see on nüüd seesama Sirje, siis tema juhatab ka Toiduliitu. Jaa, sul on tõepoolest temaga palju ühist, see on toit ja toredad inimesed. Meie lähme nüüd Sirje juurde pipra viina maitsma. Ei ole loodud kaotusest sõjast, nii tugevan sa kõigest olla võid. Kui tõuseb püsti, siis lõpeb jutt ja edasi lööb. On surematud kuulsus saatnud sind ja revisida näitab sulle teed. Ma pole iial petnud sind, sa tead, ja kõiad sul veel. Tere Sirje, just rääkisin Aurisele, et sul pidi olema siin seda head jaheda ilma ravi. Jah, me peame tunnistama küll seda, et täna on täiesti tähelepanuväärne päev grillfestil, sellepärast et grillfesti ajal on alati, ma ei tea, 28 kraadi sooja, siis täna vastu sellele on 8. Ja tõepoolest mul on hea meel täna teha sellist reklaami hoopis sellisele peenele napsule, mis on siis Eesti parim toode Virumaa väikeettevõttelt ja tegemist on siis chili pipra käsitöö napsuga. Ja eriti meeldib see tänapäeval naistele just täna. Ja eile ka, jah. Mehed raputavad ja väristavad, aga just naistele meeldis rohkem. Et mis on tõesti selle peene napsu eelis on see, et ta teeb sees soojaks ja täna on tõsiselt ka öeldes, et täna on seda lihtsalt vaja. Kas meil on ka sakuiska varianti? Loomulikult on meil sakuiska varianti, et mida ikka panna peene napsu kõrvale on loomulikult kõige paremad on ikka lihatooted. Ja sellel aastal on meil ju tegelikult 2 lihatoodete võitjat, üks on siis rukkipaneeringus kanafilee, mis on väga tervislik, rukkis, kana, kerge liha, eriti naistele ja teine toode on siis eelküpsetatud grillkoot, mis on tõesti, ta on juba nii mõnusalt valmis, et täpselt nagu kodus teete. Pikalt lasete lihal olla ahjus, on väga-väga mõnus. Kes sellel aastal grillfestile enam ei jõudnudki ja vaatasid võib-olla aknast välja ilma, siis ärge heike meelt. Minge vaadake, need tooted on poodides märgistatud. Lihtsalt täna oleks olnud siin eelis selles, et te oleks saanud proovida. Et poest te lihtsalt näete, no ütleme nii, et keegi seal väga proovida ei anna. No igal juhul võtame siis Eesti Toiduliidu ja Grillfesti terviseks. Nõtked ja karvased, kujutate ette selline nimi. Kus see alguse sai? See mõte tuli meil peale teist meeste tantsupidu ja saime siukse hea positiivse elamuse ja mõtlesime, et teeme õige ka mida. Siis tulid mõtted teha mingit tantsu ja siis mõtlesime välja ja panime proovile, et siis tuli Ruusale esimesed need tantsufestivalid, meestantsuefestivalid ja siis seal me võtsime rammu ja üle Eesti tulid kokku. No näete, meestel läks ainult 2 meeste tantsupidu aega, et teha oma bänd. Meil läks 17 aastat Grillfestil, et nad avastada. Elu. Küll Pärnu oma ilusa ilmaga võlub meid. Olen rõõmuks ilmale, ma kingin sulle selle eest. Kõik, mis on kõige kallim ilmas minu jaoks ja enamat ei olegi mul anda. Võta minu laul ja sa võta minu
linnapea ja grillfest on endiselt Pärnus, nii nagu eelmisel aastal lubasite. Kuidas selle aasta üritusega rahul olete? Loomulikult olen rahul, et inimesed on kõige olulisemad ja siin ongi põhiline ikkagi see, et inimesed on oma sõpruskondaga kohale tulnud ja tõesti mitte midagi ei loe. Loeb ainult see, et on sõbrad, on Pärnu, vahel tuleb päike välja, vahel on äike, päike, nii nagu ikka. Nii nagu ikka. Enne nägin, et Anne Veski esines, teie olite seal esireas fännamas lausa. On teie lemmik? Loomulikult on Anne Veski lemmik. Selles ei ole küsimustki, sellepärast, et Anne lood on alati teevad tuju heaks ja loomulikult kuulan Annet. Kas vastab tõele väike kõlakas, mis me täna siin kuulsime, et kui te täna kodust lahkusite, siis te jätsite võtmed väljapoole? Ja ma jätsin juba paar päeva tagasi väljapoole. Tegelikult ma pidin hoopis täna olema Lübecki linnapeaga söömas ühes väga vanas 1261 aasta valminud lossis. Aga ma jätsin selle õhtusöögi Lübecki linnapeaga ära, tulin siia oma inimeste sekka, sellepärast, et sinul ka mõnus. Selle aasta grillivõistlused? Võistlused läksid väga hästi, ilm soosis võistlusi, ilm oli väga ilus, kõik keskendusid grillimisele täpselt nii nagu olema peab ja mis on hea meel, et osales kuskil 50 võistkonda ja võitsid kõik, sest sellise ilmaga nii head grilli teha muud moodi ei saakski. Sul on see aasta nii palju sõpru ja kõik on nii erinevad, ilusad, toredad ja naeratavad, tutvusta palun. Ja lisaks sõpradele on mul hääl, mis hakkab ära minema, aga pole hullu, meil on siin Marko Viidlemann, kes on Jamie Oliveri parem käsi ja on 3 aastat temaga koos töötanud, nii et Marko on ka maailma üks kuulsamaid lihameistreid, üle maailma lihakonsultant ja kõike muud. Lisaks James, Malta kuulsaim telekokk, lihatööstuse omanik ja Andres Toompere samuti Malta tiimist, kes on siis eestlane, kes elab Maltal ja hoiab kogu seda asja kätt pulsi peal ja Andrew, kes on töötanud Michelini restoranide jaoks ja on üks parimaid kokkasid Maltal, nii et tiimid olid vägevad ja Malta ja Marko tõid sellele üritusele meile korraliku vürtsi sisse. Kas me saime õigesti aru, et lisaks sellele, et nad on sinu grillisõbrad, nad on ka päris elus sinu sõbrad ja sa oled nemad saanud oma ellu tänu grillimisele? Jah, nii on, sest et Marko käest ma hakkasin liha ostma, kui ta Jamie juures oli ja Andres kutsus mind Maltale grillishow'd tegema, nii et nii ta kõik läinud on ja on saanud nalja ja grilli ja kõike muud põnevat. Nii et armsad sõbrad, kui te tahate endale rahvusvaheliselt hästi palju sõpru, meil on siin näete Marko ja James ja siin on igasuguseid inimesi, kes elavad veel välismaal, siis palun tulge grillfestile, otsige üles Endobre Luts ja tema juures on alati palju sõpru, alates Markost, minust, Jamesist ja veel edasi. Nii et tere tulemast grillfestile iga ilmaga. Hei! Haadates ma tean, et keegi veel õplameelselt istub seal reas. On üksikute paik. See viimne, see rõõm, et saavata. Veel üks pilet, 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 veel üks pilet viises reas.
tegemist on siis minunimelise armujoogiga, sisaldab kuivatatud kukeseeni ja natukese vermutit ja temaga on selline huvitav lugu, et ta ajab sul ussid seest välja, on seedimisele väga hea, aga hakkab ka pika toimega vastu õhtut mõjuma, just nimelt sellepärast nimi on armujook ka, et kes proovib, see saab aru, mida ma mõtlen.